et mina räägin teile palju toredamatest asjadest, ma räägin sellest, kus see plönni. Nii, et olen Margus Medel, kalanduspoliitika osakonna nõunik ja minu töö on tegeleda siis kõiksugu rannameetme toetustega. Ehk siis nüüd püügivahendid, siis nii-öelda see, nüüd läkski meelest ära. Nüüd see kalanduspiiride kohalik areng, mis nüüd on käivitunud ja siis ka laevastikumeede. Ja kuna nüüd ütleme, et see teema oli justkui nagu püügivahenditest praegu, siis ma teen väikese siukese muudatuse. Ma räägin teile kohe nagu nendest püügivahendite toetusest asjad ära. Seda enam, et see taotlusvoor hakkab kohe lahti minema. Vot, aga hakkame asjaga peale. Et teemad. Et siis kõigepealt räägime täna siis ära eesmärkidest, nõuded toetuse taotlejale, abikõlblikud, mitteabikõlblikud kulud, toetuse maksimaalsed määrad, ostumenetlus ja siis teie kohustused ja toetuse maksmise tingimused. Slaide pole siin praegu eriti palju ja ma arvan, et see teema on teile omajagu huvitav, sest meil on selle püügivahendiga. Kas te eelmisel perioodil ka püügivahendit keegi küsis Harjumaalt toetust? Küsisite, et me oleme teinud selle väga palju lihtsamaks. Ülipalju lihtsamaks ja minu arvates väga mõistlikuks. Nii, et kõigepealt siis eesmärgid. Ehk meie eesmärk on siis tegelikult suurendada bioloogilist mitmekesisust ja vähendada soovimatut kaaspüüki ja mereimetajate lindude hukkumist püünistes. See eesmärk võib tunduda teile natukene siukene tendentslik. Hülged on meie vaenlased, aga meie kaitseme hülgeid. Ehk tegelikult meie pakume teile praegu nüüd võimalus, et teie saaksite oma saake hüljeste eest kaitsta. Et me anname teile päris suure toetuse, et saate oma püügivahendid ümber ehitada hülgekindlateks. Teil on mõningad kohustused, te peate tagama ka selle ehituse juures selle, et hüljes ei pääse sinna sisse. Et ühesõnaga teie saak saab olema kaitstud. Hüljes jääb ellu, ta jupu teil mõrras ära ja kõik siukesed mured saavad nagu siis lahendatud. Järgmised tegevused. Punkt 1 nüüd teile tegelikult ei... Sõbrad, aga teeme niimoodi, et ma ei jaksa üle rääkida. Et kuulake mind palun. Et punkt 1 teile ei laiene, et see on siseveekogudele, aga teil on siis punkt 2, ehk siis rahvakeeli kalakoti, hülgekindla kalakotiga mõrd. Kas ta siis on 1-meetrine, 1-3-meetrine või avaveemõrd. Ja siis juhul, kui te soovite, siis ka tegelikult hülgepelleti kasutusele võtmine, kui te püüate kas mõrraga või kastmõrraga. Siis on tegelikult ka võimalik siis siukest toetust küsida ja see on siis toetatav ainult rannapüügil, sest sisevetel meil veel ei ole praegu hülgeid. Nii. Ja nüüd see suur muudatus. Ehk me oleme läinud nüüd uuel perioodil ühiku hindade peale. Ma ei hakka neid siia teil nüüd ette lugema. Ja see nüüd tegemist on toetusega, mis makstakse taotlejale välja. Ja selle juures, kui te nüüd tahate näiteks oma mõrdasid hakata rekonstrueerima, siis me ei küsi teie käest mitte ühtegi hinnapakkumust, mitte ühtegi arvet, mitte midagi. Te võite selle mõrra ehitada ise. Ainus asi, mis on nõutud, et need materjalid, mida te kasutate, peavad olema uued visuaalselt. Sest kuludokumente teie käest ei küsita. Praktikas peaks see siis tegelikult umbes midagi taolist nagu välja nägema. Sa paned kohe jooksu või? Ehmatasid ära. Nii et praktikas peaks see näiteks välja nägema. Teeme veel näite. Sul on mingi mõrd, eks? Kui suur mõrd sul on? Kuni 1-3 meetrit. Ääremõrd, mis su nimi on? Ando, nii. Ando ärkab hommikul ülesse, mõtleb, taotlusvoor käib. See taotlusvoor tehakse lahti ja ta jääbki lahti. Et hülged närakad on kõik mõrra nahka pannud. Et on tarvis mõrd teha. Nüüd ta läheb Priia keskkonda ID-kaardiga ja seal on taotlusvorm. Ja ta ütleb näiteks, et
tal on tarvis ääremõrd suukõrgusega näiteks 1,01 kuni 3 meetrit vaja korda teha. Ja selle eest on tal võimalik toetust saada siis 6471 eurot. Lihtsalt. Ja ta ütlebki selles keskkonnas, teeb valiku, et ta soovib sellisele mõrrale toetust saada. Nüüd talle määratakse ära toetus. Ando teeb selle mõrra valmis. Tuleb PRIA ametnik, kontrollib selle ära ja see toetus makstakse talle välja. Ilma, et ta peaks ühtegi hinnapakkumust esitama, ühtegi arvet esitama, mitte midagi. Tema ainus tingimus on see, et see mõrd peab vastama seaduses sätestatud tingimustele, ta peab olema komplektne ja valmistatud uutest materjalidest. Kõik, kus kohast ta Ando need materjalid võtab, kas ta varastab need oma naabrimehe käest või mis ta siis teeb, tema enda asi. Kas ta ehitab selle ise valmis, kas ta laseb selle kellelgi teha, meie seda ei kontrolli. Ehk tegelikult me oleme teinud selle võimalikult lihtsaks. Nüüd teine aspekt selle juures. Ehk siis tegelikult Andole ei pruugi olla tarvis ju, tal on õigus on 1 kuni 3 meetrit suukõrgusega, aga tal on näiteks tarvis 1,5 meetri kõrgust mõrda. Meri on nii madal, kalda ääres püüab 3 meetrina, hakkab verest veest välja paistma, piinlik. Nüüd teebki 1,5 meetrise. Standardi järgi ta mahub 1 kuni 3 meetri sisse ja hind sellest ei muutu. Nii et selles mõttes ma arvan, et see on ülimalt mugav kaluritele ilma igasuguste dokumentideta võimalik endale soetada mõrd, mis vastab täpselt tema vajadustele. Nüüd ma rääkisin väga pika jutu ära. Punasega olen ära märkinud selle, et see, mis makstakse taotlejale välja. Ehk näiteks, kui teil on 2-kereline avavee mõrd suukõrgusega üle 3 meetri, siis on 14 533 eurot makstakse teile toetust. Ja ta võib olla näiteks, ongi 3,01 meetrit, siis ta on juba avavee mõrd. Muidugi teil peab olema ka siis püügiloa peal see püügiõigus olemas. Et see mõrd on ikkagi olemas. Et see ongi tegelikult selle meetme sisu. Ja siis muidugi teine on siis hülgepeletite toetamine. Siin kompenseeritakse seda kuludokumentide alusel, kui te tahate hülgepeletit endale soetada, siis te tuleb siiski võtta hinnapakkumused. Sellest ma räägin natukene hiljem. Et meil lihtsalt ei olnud võimalik teha seda ühiku hinda hülgepeletitele, sest meil ei olnud andmeid lihtsalt nii palju. Niimoodi, aga millised on siis abikõlblikud kulud? Küsi. Komplektne, jah. Komplektne mõrd. Kuidas? Jah, komplektne mõrd, siin on kõik arvesse võetud. Köied, kõik need pullud, juhtaed, kariaed, kõik asjad. Jah. Üldiselt, ma arvan, et komplektse puhul ikkagi on see nii ju. No, aga ega ankrud ometi ei pea uued olema. Siis ei tule välja sellega. Vanasti ju ankrud ei olnud. No ankrud ma ei mäleta. Minu arust võib-olla me ankrud sisse ei pannud. Ei, me ei arvestanud ankrud sisse. Nii et aga kõik need pullud ja kõik sellised asjad, need peavad seal olema. Ja teine on, et ega ju selle maa ja pikkus ei ole ju ka määrata. Ja just nimelt, ütleme näiteks kariaeda ju seadus ei määratle. Kariaed võib olla, ma ei tea, 1 meetrist kuni 200 meetrini, kui ta ise teete. Või juhtaed näiteks. Jah, et seda seadus ei määratle seda. Nii et selles mõttes see on teie enda valik täpselt selline mõrd, nagu teil endale vaja on. Et eeldus ongi see, et te teete siukese, nagu teile tarvis on. Et kui teil näiteks ongi tarvis seal 100-meetrine juhtaed, siis ta on 100-meetrine juhtaed. Kui ta on, 3-meetrine juhtaed, siis ta on 3-meetrine juhtaed. Et ikkagi sõltub sellest, mis teile tarvilik on. Nii. Aga mul on siin abikõlblike kulude juures olen praegu. Abikõlblikud kulud, see punkt 1 on nüüd tegelikult siukene, mis on meil alusmäärusest. Need kulud peavad olema kõik mõistlikud, aga kuna meie seda nagu otseselt ei kontrolli, siis nad peavad ka olema mõistlikud. Lihtsalt. Siis siin on jällegi määrusest tulnud, siis ütleme, et on EU tähistamisega seotud kulud. Vaat seda ma tahan korraks peatuda, sest me nüüd lahendasime selle asja ära niimoodi, et meil tekkis nagu siukene
endal nagu niisugune sisemine konflikt, et kuidas sa nagu mõrda nagu tähistad, et paned kleebise külge, et kellele siis nagu on, et milline inimene näeb seda kleebist, seda vee all, et kas see on hülgele siis mõeldud või. Et kuidagi nagu totter tundus. Ja nüüd me oleme siis selle lahendanud läbi seletuskirja niimoodi, et see tähistamine peab siis olema tegelikult selle hoone juures, kus neid mõrdu hoitakse. Mingisugune tähistus peab olema. See on jälle niisugune, normid on selle järgi, et kuidas neid tuleb tähistada. Aga selle peale, et peate mõtlema, kui te sadamas näiteks kuskil hoiate oma mõrda kuskil mõrrakuuris, siis panete sinna seina peale tähistuse. Et siin on näiteks hoitakse mõrdu, mis on siis Euroopa Liidu toetusega tehtud. Aga neid kleebiseid mõrra peale ei pea panema, sest ta on eluliselt totter. Sest mida sa ikka kuulutad kaladele, et me tegime mõrra, millega me ikka plommitakse. Aga ma tulen natukene hiljem selle juurde. Nii, siis maksimaalne püügivahendite arv toetuse taotleja kohta on see, mis on teil püügiloale kantud. Sul oli üks mõrd, 1–3 meetrit, rohkem ei ole midagi. Võrke on ka, võrgud ei lähe sinna alla. Järelikult Aldo saab teha endale ühe mõrra. Mitte 2, vaid 1. Palju sul näiteks on mõrdasid? Ja kas või? 6. Ja mis mõrrad need on? 4 javavee ja 2–3. No täpselt. Järelikult sina saad selles ulatuses neid mõrdasid rekonstrueerida. Ja siin on jällegi see, et kas nad on ühekerelised või kahekerelised, seda ju seadus ei reguleeri. Ehk tegelikult, kui sa ütled, et sina püüad 2kerelistega, siis sa võidki ehitada 2kerelised. Vastavalt sellele, kuidas sulle vaja on. Nii ja kui näiteks ütleme, et sa oled siis 2 tükki oled näiteks avavee mõrdadest ära küsinud, siis see lahutatakse maha, ehk siis perioodi lõpuks sa ikkagi võid ainult maksimaalselt selle, mis sulle püügiloale kantud on. Neid mõrdasid rekonstrueerida. No siin ma olen näite ka toonud, et kuidas moodi seda siis nagu maha arvutatakse. Nii, siis on meil siin üks slaid on mitteabikõlblikud kulud. Need on need, mis on tehtud enne taotluse esitamise päeva. Need kulud ei ole abikõlblikud. Jällegi me saame kontrollida seda hülgepeletite puhul, sest kuna me arveid ei kontrolli, no siis meil jääb ainult loota ja uskuda teid, et te ei ole seda teinud varem, kui te taotluse PRIA-le esitasite. Meie arusaamine on see, et inimesed on ausad ja ütlevad, et nii on. Kui selgub, et ei ole ausad, no siis hoidke oma nahkeks. Nii. Siis hülgepeletit, nagu ma ütlesin, saab ainult rannas, sest sisevetel hülgeid ei ole ja seal peletada pole nagu suurt midagi. Siis kasutatud asja soetamise kulu, ehk siin ma juba rääkisin teile sellest, et need püügivahendi materjalid, mida te kasutate, peavad olema uued. Ehk kui PRIA ametnik tuleb kohale, no te ju ise teate tegelikult, et kui te võtate võrgulina või selle mõrralina ja panete selle ühe korra merre, siis on kohe näha, et ta seal meres on olnud. Seda teavad ju kõik kalurid. Et kõik need pullud, kõik need asjad, kõik peavad olema tegelikult uutest materjalidest ehitatud. Jällegi, kust te selle võtate? Teie enda asi. Siis jällegi kõiksugu sularaha maksed, aga see laieneb jälle hülgepeletile, sest mõrdade puhul me ei kontrolli teie kulusid, mitte ühtegi dokumenti. Me ei saagi seda teada, kuidas te selle mõrralina eest maksite, kellele te maksite, ostsite te venna käest või kelle käest, vahet ei ole. Ja siis toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu. Jällegi pigem on tegemist hülgepeletiga, et näiteks kui ta hakkas selle ostma mingid tagavara osasid selle juurde, et siis ta ei ole nagu põhjendatud see kulu. Et need on nagu siis on mitteabikõlblikud kulud. Nii, siis on ostumenetlus. Jällegi, see rakendub ainult hülgepeletile. Nagu ma ütlesin, mõrdade puhul hinnapakkumus esitada ei ole vaja. Ja siin ei ole mitte ühtegi hinnapakkumist vaja küsida. Aga hülgepeleti puhul kui ta näiteks siis, kui jääb alla 5000 euro, siis võib piirduda ühe hinnapakkumusega. Kui ta läheb üle 5000 euro, siis on siin terve suur loetelu igasugustest asjadest, et mis siis peavad olema, et need peavad olema sõltumatud hinnapakkujad, kelle käest te küsite selle
hülgepeleti hinnapakkumuse, siis te ei tohi näiteks oma tulumaksuseaduse paragrahv 8, see on igasugused vennad, õed, naised, lapsed, sealt seda te ei tohi küsida. Jällegi, kui ta näiteks funktsionaalselt koos toimib või sama eesmärgi saavutamiseks, siis jällegi ei tohi seda hülgepeletit tükkideks jagada. Ehk näiteks te ostate seal eraldi selle mooduli, mis teeb seda häält, te ostate eraldi need ujukid, ostate eraldi näiteks päikesepaneelid ja muud sükesed asjad. Et seda nagu teha ei või, sest ta on funktsionaalselt koos toimiv. Ehk siis tegelikult tulebki ainult hülgepeleti ja kui ta on siis üle 5000 euro, 3 hinnapakkumust. Ja kui ta kvalifitseerub riigiabiks, siis ei tohi selle tegevusega alustada enne kui taotlus on PRIA-le esitatud. Välja arvatud ettevalmistava töö korral, see on viga, sest meil siin ettevalmistavaid töid üldse ei olegi. Margus, küsimus selle objektiivsuse kohta. Ja. Et siin on näiteks neid hülgepeleteid, mingid teatud tüüpi, näiteks nagu vahikoer, teeb ainult üks ainuke firma maailmas. Et kuidas seda... Vaata, me ei saa, objektiivsus ei ole see, et ma eelistan mingisugust tootemarki. Ta on hoopis teine tehnoloogia. Ja siis tulebki seda tegelikult selles pakkumiskutses väga põhjalikult selgitada, ja tulebki näiteks küsida just ja selgitada, mis on need tingimused, sest PRIA ametnik, näiteks Katrin hakkab seda menetlema, siis tema kindlasti nagu vaatab ja võrdleb neid asju. Ja ikkagi tuleb esitada teistele ka see pakkumiskutse ja teised ütlevad, et ei, me ei saa selliste karakteristikutega tooteid pakkuda. Juba kuskilt kodulehed tuleb välja, et neid ei ole rohkem. No seda me ei tea, mis koduleheküle toimub. See peab olema tõendatud. Ja et igal juhul te peate ikkagi sellisel juhul selle korralikult ära kirjeldama, mida te tahate. Ja näiteks kui te ütlete seda, et ma eelistan selle kaubamärgi toodet, siis see ei ole objektiivne põhjendus. Mitte mingil juhul. Objektiivsed põhjendused võivad olla näiteks mingisugused, ma ei tea, näiteks garantiitingimused, võivad olla näiteks tarnetingimused, kui kiiresti näiteks seade välja vahetatakse, kas tal on Eestis näiteks kasutaja tugi olemas, muud sükesed asjad, või on mingisugused erilised funktsioonid, mida teistel hülgepeletitel ei ole. Ma just mõtlesin erilisi funktsioone, et on näiteks hülgepeleti, mis liigub puupiirituse abil mööda antud perimeetrit, mida maailmas nagu ei tehta. Sellisel juhul tõesti, aga siis... Et ei ole nagu mõtet, kui ma tahan sellist peletit saada, siis mul ei ole ju mõtet isegi küsima hakata, kui neid ei tehta. No siis ikkagi ma arvan selleks, et meil PRIAs oleks see asi nagu lihtsam, sest ega nemad seda ju ei tea. Sina tead seda. Jah, kutsun kõik, et Boris on juuli alguses kutselise kalanduse mess, seal on need... Et siis tuleb ikkagi teistele hinnapakkujatele ka ikkagi siukene saata, siukene hinna küsimine ja kirjeldada, et võt see peab nüüd liikuma ja siis ta ütleb, et ei, meil on hülgepeleti küll, aga ta kurivaim ei liigu ise. Siis on objektiivne põhjendus. Et see niimoodi lihtsalt, et mina seda tean, see ei ole objektiivne põhjendus. Nii, läks jutt selleks. Veel küsimusi? Ei ole rohkem. Nii, nüüd on siis ostumenetlus tegelikult, kui läheb see üle... õigus, ja. Näiteks nüüd, siin ma nüüd kirjeldasin tegelikult ära selle, et milline siis ostumenetlus on hinnapakkumise küsimine. Ehk siis ikkagi te peate alati nüüd tõendama seda, et te olete selle pakkumiskutse esindanud. Pakkumiskutse võib olla ka näiteks e-kirjaga saadetud. Te lihtsalt võtategi, teete screenshoti või mingisuguse koopia sellest ja panete selle taotluse juurde, kui te hülgepeleti hinnapakkumis küsite. Ehk alati peab PRIA saama aru, mida te küsisite ja kelle käest te küsisite. Kui te küsite 3 hinnapakkumist, siis need kirjeldused, mis te saadate, peavad olema ühesugused. Muidu nad ei ole võrreldavad. Ja pakkumised, mida te saate, peavad olema siis kas digiallkirjaga või jällegi panete sinna juurde siis selle e-kirja, millega teile saadeti. Ehk PRIA peab saama aru, et tõepoolest te küsisite pakkumuse ja te saite pakkumuse. Et muidu juhtub niimoodi, et ma olen ise näiteks arvutis väga osav, et ma võin hinnapakkumisi produtseerida 15 tükki päevas, mitte mingit probleemi ei ole. Et seda me tahame nagu vältida. Et seda tuleb arvestada, et igal juhul need nõuded peavad olema selle juures täidetud.
aga jällegi kordan üle, et tegemist on ainult hülgepeletiga, mitte püünistega. Nüüd juhul, kui see tegevus läheb üle 60 000 euro ilma käibemaksuta, mis tõenäoliselt on üpris ebatõenäoline nüüd selle väikse meetme puhul. Aga võib juhtuda näiteks, et mõni ettevõtja, kes tahab näiteks korraga soetada endale 10 hülgepeletit, siis ta tõenäoliselt läheb üle 60 000 euro ja siis ta peab selle tegema selle ostumenetluse riigihangete registris. See on nüüd uus nõue, mis on läbivalt igal pool meil määrustes sees. Et see on siis nii-öelda see mitte riigihange, aga ta on see toetuse saaja ost. Ja see viiakse läbi siis, ütleme, riigihangete registris ja selle valik on siis toetuse saaja, kes ei ole hankija RHS-i tähenduses. See on tegelikult üpris lihtne ettevõtmine seda seal teha. Kes vähegi oskab kirjutada, kui te juba näiteks Bergiga hakkama saate, no siis on võimalik juba sellega ka hakkama saada, see ei ole üldse keeruline. Aga jällegi, kui keegi tõesti tahab näiteks osta endale 10 hülgepeletit, võib-olla see on tõesti võimalik kuskil, et see küsitakse. See võib vajalik olla. Miks, ma ei tea, aga võimalus on siukene olemas. Et siis te teate, et see tuleb teha riigihangete registris siis sellisel juhul ja te ei pea seda tegema kohe, vaid te võite näiteks küsida ennem kalkulatsiooni kuskilt hinnapakkujate käest ja siis minna PRIA-sse küsima toetust hinnakalkulatsiooni alusel. Te saate selle PRIA poolse otsuse, kalkulatsiooni alusel tehakse ja siis te teete alles hanke ja siis selgub tõeline hind. No siin on nüüd natukene see risk, et kui juhul, kui hankes läheb see hind nagu kallimaks, et siis on jama. Et siis toetust juurde ei saa. Kui läheb odavamaks, siis saate lihtsalt selle võrra vähem toetust. Nii et aga see võimalus on, aga mina hindan seda võimalust, et selles meetmesse tekib üpris väikeseks. Niimoodi, nõuded toetuse taotlejale. Ehk siis teil peab olema kehtiv kalapüügi luba. See peab olema. Siis üldnõuded on määruse paragrahv lõike punktides 1-9 väga olulised. Ma ei hakanud neid siia välja tooma, sest need on suhteliselt tehnilised. Aga näiteks punktid 5 ja 6 on hästi olulised, need käsitlevad keskkonnaalaseid rikkumisi. Et seda tuleb tähelepanelikult lugeda. Et praegu meil on, see on teatud mõttes nagu uus suund, et me ikkagi ei taha kuidagi moodi toetada neid kalureid näiteks, kes tegelevad keskkonnaalaste rikkumistega. Ja me peame siin silmas raskeid rikkumisi, kui te ikkagi tegelete sõnaselgelt rööpüügiga. Ma arvan, et ei ole tõesti ju mõtet toetada kalureid, kes tegelevad rööpüügiga. Siis teil peab olema 12-meetrise üldpikkusega kalalaev, millel on kehtiv kalalaeva tunnistus ja mis on siis kantud teie puhul siis 4S2 segmenti ehk rannapüügi segmenti. Ja te peate olema siis taotluse esitamise eelnenud 2 kalendriaastal selle sama laevaga püüdnud siis vähemalt 60 kalendripäeva. Mul tekib nüüd küsimus ka, et kui siin Gunnar ütles, et neid päevasid ei saa Bergis kokku lugeda, siis kuna meil on tegemist 2 eelneva kalendriaasta, kus Berki veel ei olnudki, siis teil tõenäoliselt tuleb see käsitsi kokku lugeda. Jah, aga see peab olema, meie oleme laiendanud selle, sest sul on rannapüügi õigus, mitte siseveepüügi õigus. Margus, kui mul meeles on, siis eelmine kord ikkagi võeti, lihtsalt kirjutati kirjaga ja said selle tõendi. Mis asja? Et kirjutati sinna ametile, saadi tõend selle kohta. Absoluutselt, see tuleb kuidagi moodi, sest... Ma tean, et Belova neid igastas väljastas neid tõendeid. Ma ei tea, kuidas PRIA seda kontrollib. Katri, kas sa tead? Ma isegi ei õppe seda peale seda öelda, et samamoodi kirjateel oli. Tõenäoliselt kirjateel. Kuidas PRIA, ma tulen taga selle võrdade selle taotluse, et kuidas käib näiteks võrdlusilma mõõtmine. Selleks ole... Pädevus, sellel on Keskkonnaametil. See on PRIAs juba ära lahendatud, seal on juba inimesed olemas. Neil on riistad isegi olemas selle jaoks merel. On. Ja, nad võivad seda teha. Nii et selles mõttes,
aga need 60 kalendripäeva, kuna PERK-i meil praegu ei ole veel, ta õieti ei toimi ja kui PERK-ist seda nüüd kätte ei saa, no siis tõenäoliselt te peate ise vaatama enda püügipäeviku lehtede pealt kokku lugema. Küsimus, kui ma kasutan näiteks 3 firmaala jumida koos, aga on mõlemal pool käinud, ma kasutan mõlemal pool erinevaid laevu, erinevaid aluseid ja mul ei tule, kui see 60 päeva täis. Siis sa ei saa, jah, just. Just. Ja, see on probleem, sest mina näiteks pean seda nõuet äärmiselt totraks. Ja me oleme alati, kui meil on komisjoniga kohtumised, siis me tulistame selle pihta nii mis kole. Aga see hetkel on see alusmääruses, see ei ole meie välja mõeldud. See on Euroopa Komisjoni EMKVF-i alusmäärusest ja meil ei ole mitte midagi teha, me peame selle üle võtma. Küsimus juurde, et kalalaev on käinud üle 60 päeva, aga mitte selle ettevõtte loaga merel. Mitte selle ettevõtte loaga. Taotleja peab omama alla 12 meetris üldpikkusega laeva. Ühesõnaga, kas see laev... Jah, nii, aga ikkagi püügiloa peale sa märgid selle laeva numbri. Ja, siis ma arvan, et ei ole sellega probleemi, siis tuleb lihtsalt panna rendileping sinna juurde. Ja, ei arvestatud või? Ei arvestatud, et võrrataotlus samamoodi, et luba ja laev peab olema üks. Minu arust ei ole see õige, sellepärast, et... Merel see ei huvita. Ei, minu arust ei ole see nüüd küll õige. Meie arusaamine praegu on küll selline, et kui see laev on olemas ja sul on selle peale ka rendileping tehtud näiteks, sest sul on õigus rentida laeva. Laev ei pea sinu oma olema. Sa omad laeva. Omamine on rentimine ka. Sa ei ole omanik, ei pea olema. Nii et sa teed selle sama ettevõttega, teed rendilepingu, püügiloha pealt on näha, et sa käid selle laevaga merel, need päevad loetakse kokku, ministeeriumi arvates ei tohi probleemi olla, sest sa omad laeva. Rendileping on olemas. Ja ikka oli probleem. Siis tasub pöörduda ministeeriumi poole, me anname tõlgenduse selle kohta. Ja muidugi kõige lihtsam oleks tegelikult see laev lihtsalt siis ümber registreerida kalalaeva registris. Aga jah, see 60 kalendripäeva, see ei ole hea, see ei ole mõistlik nõue. Aga midagi ei ole parata, me lihtsalt peame sellega arvestama. Et see on Euroopa Komisjonist tulnud nõue ja hüppa või kaevu. Nii et sinna ei ole meil nagu mitte midagi teha. Margus, võib-olla see ka, et seal kehtivas kaluri kalapüügiloal peavad olema need püünised peal. Ikka, seda ma rääkisin juba. Ja kehtiv kaluri kalapüügiluba on see, mis on välja võetud ja mille eest on riigilõiv makstud. Mitte see, mis teile aasta alguses määratakse. See on APV, see ei ole kaluri kalapüügiluba. Seda tuleb alati meeles pidada. Kehtiv kaluri kalapüügiluba on see, mille eest on makstud lõiv ja mis on välja võetud. Nii. Taotluse esitamine. Et taotlusvooru me planeerime teha nüüd niimoodi, et me teeme selle vooru lahti ja jätame ta avatuks nii kaua, kuni eelarvevahendid otsa saavad. Meetme eelarve on praegu kuskil 3,7 miljonit, mis on sinna raha sisse pandud. Just täna ma Priiast sain kirja, et homsest avatakse eeltaotlemine. Ehk te võite juba hakata neid taotlusvorme seal täitma. Ja tegelikult taotlusvoor algab 26. juunil. Aga nii, et kui kellelgi on mingisugune huvi olemas, te ei pea vaeva nägema hinnapakkumustega. Sa võid minna täiesti rahulikult juba homme vaadata seda seal ja hakata seda täitma. Nii et jah, 3,6 miljonit on ja me ei hinda üldse neid taotlusi, ja eelistatakse neid taotlusi, mis on esitatud varem. Sest me mõtlesime ka, et kuidas me seda hindame. Et 2 kalurit, mõlemal on 3-meetrine mõrd, mismoodi sa ütled, et üks on parem kui teine. No ei saa kuidagi moodi hinnata neid. Ja sellepärast ongi siis lihtsalt niimoodi, et kes varem esitab, see saab. Kes siis, aga ma arvan, et see 3,6 miljonit on suhteliselt suur raha, nii et seda peaks ikka jätkuma pikaks ajaks. Aga kui te tahate seda näiteks juba homme teha, siis eeltaotlust võib teha homme. Kuule, aga meil on muidugi see, et keegi teeb selle taotluse ära, tal on aeg ja kui ta selle aja jooksul tee, siis see vool jah, et te peate siis esitama järgmised andmeid. Taotleja nimi, registrikood ja esindajad, see on automaatselt, tuleb kohe, nagu te sisse logite sinna Priiasse.
ettevõtte suurus, tõenäoliselt peaks ka tekkima kohe, sest te olete kõik mikrod, tõenäoliselt. Siis selgelt sõnastatud sisu, tegevuse eesmärk, see ehmatab kõiki koledasti ära, aga siia võib kirjutada ühe ainsa lause, et rekonstrueeritakse 3 ääremõrda suukõrgusega 1-3 meetrit, ongi kõik, muud mitte midagi. Siis toetatava tegevuse alguse lõppkuupäev. Nüüd alguskuupäev on minu soovitus alati panna see, et pange see sama kuupäev, millal te taotluse esitate. Seda teoreetiliselt PRIA-s vist saab panna ka varemaid kuupäevasid. On see nii või ei ole? Vist mingil hetkel on. Aga mina soovitan pange alati see kuupäev, kui te taotluse esitate ja lõppkuupäev ei saa olla pikem kui 2 aastat. Sest 2 aasta jooksul peavad need asjad olema ellu viidud. Aga jällegi, analüüsige seda olukorda, mõelge, kas see kuupäev peab olema siis niivõrd pikk. Äkki saate palju kiiremini hakkama. Aga see on teie asi. Toetatava tegevuse eelarve jälle ehmatab ära, mingit dokumente vaja, ei ole. See eelarve on juba PRIA-s olemas. See tekibki siis, kui te oma neid mõrdasid sisestate, mille te toetust küsite. See ongi siis see sama eelarve. Ja lõpukuupäev küsimus veel, et kui sa paned 2 aastat sinna, aga tõesti teed aasta sees ära, siis midagi ei juhtu. Seda varem. Seda varem. Ja absoluutselt võid ka lühema päeva panna. Aga kui sa näiteks ütleme, et otsustad, et ma teen selle aastaga ära ja juhtub, et näiteks sa ei jõua mingil põhjusel, siis alati on võimalik PRIA käest pikendust küsida. Aga seda tuleb alati tähele panna, et see tähtaeg, see lõppkuupäev, mille te ise panete, see on teile kohustus. Ehk kui te selle üle lasete, siis teoreetiliselt on võimalik öelda, et te toetus on kadunud. Aga toetus saaks varem kätte, kui see lõpukuupäev mul on näidatud? Ei, kõike saab alati. Kui on asi tehtud, siis saab kohe kätte. See üldse see lõpukuupäev ongi siukene, kui juhtavad asjad varem, siis raha saab alati ka varem liikuda. Raha antakse ühe osa kaupa saab ka. Võib. Kohe jõuame sinna ka. Nii, külgepeleti puhul siis pakkumiskutsed, tehnilised kirjeldused, saadud pakkumused, asjakohased põhjendused, kui esitatakse alla 3 hinnapakkumuse, sinu enda kirjeldus näiteks. Jällegi 1 hinnapakkumine, 3 pakkumiskutset, 2 eitavat vastust, 1 pakkumine ja ongi selgitus. Rohkem keegi siukest asja ei tee, mis mööda merd sõidab. Kõik. Täiesti objektiivne põhjendus. Üks väike täpsus, et kui sa selle ülgepileti taotled, siis tuleb ülgepileti võrra eelarvet suurendada. Mis mõttes? Toetada tegevuse eelarve ju, kui ülgepileti puhul tuleb see sinna otsa. Ei tule. Mis selle toetatud tegevuse eelarve? Ja eelarve tekib ikka sellest, kuidas sa neid taotled asju sinna sisest. Et automaatselt tulevad ainult mõrrad, aga kui ülgepiletil tuleb sul ikkagi endal. Siin tuleb ka tõenäoliselt mingisugune rippmenüür, ma väga loodan. Lihtsalt, et Nii, ja siis jällegi see kinnitus, et te täidate neid nõukogu määruse tingimusi. Arvatavasti on see automaatne, kus te peate panema lihtsalt linnukes, et te täidate neid. Ja siis on tulemusnäitajad, see ongi see sama püügivahendite arv, millele te toetus küsite. Küsite näiteks 3 mõrrale, siis see sihttaseme prognoos ongi 3. Sest prognoos on ta sellepärast, et me ju ei tea, kas te kõik need 3 lõpuks ka ära teete. Sellepärast on tegemist esialgu prognoosiga. Ja et väga lihtsad asjad, ei midagi keerulist. Nii, nõuded toetuse saajale. Ehk siis see, kui te olete nüüd toetuse kätte saanud ja asjad valmis teinud. Et te peate vähemalt 5 aastat, arvates viimase toetusosa maksmisest, peab olema see mõrd teil elus. Ja võimalik on seda ka kontrollida alati. Siis on ka need plommid tuleb seal nüüd alati uuendada. Nüüd see punaseks kirjutatud asi on väga oluline. Te ei tohi seda mõrda panna püügile, enne kui PRIA on teostanud kontrolli. PRIA peab tegema seda 10 tööpäeva jooksul, arvates sellest, kui teie olete siis nagu selle deklaratsiooniga teada andnud, et teil see mõrd on nüüd valmis. Ja te peate selle mõrra asetama selliselt, et PRIA ametnikul oleks võimalik siis veenduda selles, et on kasutatud uusi materjale, et ta on nõuete kohane, et on olemas kõik need kariaiad ja kõik muud siukesed asjad,
et on kasutatud nõuetekohase silmasuurusega mõrralina, et seal on olemas paneel, mis takistab külgel sisenemast 2x200 düneemast tehtud paneel mõrra suu ees. Või on siis tegemist ühe või kahekerelise mõrraga. Ehk praktikas tähendab see seda, et see mõrd peab olema põllu peale laiali tõmmatud. Kuule, Margus, muidu ei ole võimalik sellest lihtsalt aru saada. Üks koht selektiivsest paneelist, et näiteks see Rootsi ja teevad, on roostevabast, on see võrgus paneel. Meil on ainult teadlaste nõuanne. Meil peab olema 2x200 düneema. Seal ei teha midagi. Nii et ühesõnaga te peate selle tõmbama põllu peale laiali, kui Katrin tuleb kontrollima, siis tema peab aru saama, mis asi see on. Sest muidu näiteks, kui te ütlete, et kuuri nurgas on hunnik võrku, öeldakse, et see on mõrd, no siis mitte keegi kurat ei saa aru, et see on mõrd. Et see peab olema ikka täiesti selgelt nagu aru saadav ja seda te peate tegema. Ja enne te ei või seda mõrda panna püügile, te ei tohi panna ka hülgepeletit merre. Aga see tuleb teha 10 tööpäeva jooksul peab PRIA inspektor seda kontrollima tulema. Meil oli pikk vaidlus PRIAga selle üle, aga ma lõin nagu kannad nagu väga jõhkralt maa sisse kinni. Ütlesin, et see on meil ainus meede, kus me paneme taotlejale sellise koormuse. Et muidu võibki juhtuda niimoodi, et on 30 tööpäeva aega sellega tulla ja teie mõrd on kuskil põllu peal 30 päeva seisab ja ootab, millal keegi tuleb ükskord siis vaatama. Et sellepärast me panime selle 10 tööpäeva sinna sisse, et PRIAl on kohustus see üle vaadata. Ja kui see ülevaatus on tehtud, plommid külge pandud, püügile. Kohe on kõik lubatud. Nii et seda te peate arvestama alati. Nii. Siis toetus makstakse välja kui see on abikõlblik ja kui toetuse saaja toetajad nõuete kohaselt ellu viinud. Ehk siis see ongi nõuetekohane mõrd. Siis püügivahendite korral ei ole ühtegi kuludokumenti vaja esitada, nagu ma ütlesin. Tehakse ainult siis PRIA akt selle püügivahendi ülevaatamise kohta. Millegipärast PRIA teeb seda siiamaani käsitsi. Ja see on ainus dokument, mis selle püügivahendi kohta ka vormistatakse. Rohkem ei tule mitte ühtegi dokumenti. Hülgepeletite puhul on muidugi arved, aktid, maksekorraldused ja muud sihukesed asjad. Ja siis PRIA peab teostama selle siis 10 tööpäeva jooksul, arvates maksedeklaratsiooni saamisest ja väljamakse otsus peaks tulema siis 30 tööpäeva jooksul. Ehk praktikas see tähendab minu arust siis seda, et kui ta nüüd on üle vaadatud see mõrd 10 tööpäevaga, siis minu arvates juba 15. tööpäeval võiks juba välja maksta, sest kontrollida pole enam mitte midagi seal muud. Ühtegi dokumenti ei ole. Kui nähakse, et mõrd on olemas, siis on asi korras. Erko? Kes selle PRIA akti selle ülevaatamise kohta üles paneb? Kas see kalurile? See PRIA teeb seda. Kaluri leeb ka. Kalur saab ka selle akti endale, seda kahes eksemplaris. Kirjutatakse valmis koha peal. Kalur seda ei pea üles laadima? Ei pea. Ta lihtsalt tasub seda alles hoida. Ja 30 tööpäeva jooksul makstakse teile siis see raha välja, mida ma teile eelpool näitasin. Juhul, kui kõik vastab nõuetele? Absoluutselt. Aga kõik vastab ju nõuetele, sa pead tegema mõrra, mis vastab seaduse nõuetele. Ehk seal on, mina neid peast ei tea neid nõudeid, mis seal kalapüügi eeskirjas on, et kui see suur see mõrralina seal on, aga seda tead sa ju ise. Ja nüüd, kui tuleb PRIA ametnik, siis tema teab seda ka ja mõõdab selle üle ja kui tuleb välja, et see mõrralina ei vasta nõuetele, siis selle toetust ei maksta, sest mõrd ei vasta nõuetele. Aga kas enne tuleb mingi teade ka, kui see taotlus teed, et see on arvesse läinud või värk? Ikka, et sulle tehakse toetuse määramise otsus ka. Nii et ikkagi kõigepealt esitakse taotlus, siis seda menetletakse seal, isegi ei mäleta, mitu päeva see aeg oli, kas ei olnud pikk, minu arust oli 25 tööpäeva. Kui nad seda menetlevad, siis annavad teile teada, toetus on teile määratud ja siis võite seda toimetama hakata. Ja see ongi nüüd siis tegelikult see meie siukene nagu mõte, et on, ma muidugi ei tea, milline see toetuskeskkond nagu välja näeb, sest mina nagu kujutan ette, et see peaks olema nagu rippmenüüdest koosnema ainult. Et nagu minu loogika järgi peaks selle taotluse esitamisega saama hakkama inimene, kes kõiki tähestiku tähti ei tunne. Et see peaks olema niivõrd lihtne, see asi. Aga kuidas teile endale nagu tundub? See ei ole ju keerulist mitte midagi. Teil ei ole mitte ühtegi dokumenti vaja esitada.
natukene hirmutav on see. Näiteks eile üks Pärnu kalur mulle helistas, ütles, et kuule, kas ikka on nii? Ma ütlesin, et on küll, jah. Kurat nagu harjumatu tunneb. Kas see kalaruum peab olema ainult sülgekindel sina või? Jah, kalakott, tagumine, mõrrakott. Ja siis mõrra suu ette, mitte pojuse ette, aga suu ette on pandud. See on määruse seletuskirjas on väga põhjalikult seletatud. Jah, suu ette. Jah, et seal peab olema siis see 2x200 düneemast see lina ees, et hüljes sinna sisse ei pääseks. Jah. Ja see ongi siis kõik tegelikult. Ja siseveekogudele, millisele siseveekogule? Järvedele, Võrtsule. Ikka kehtib. Aga Võrtsul on ainult selektiivsed. Sest Võrtsul ei ole hülgeid, seal ei ole võimalik hülgeid nagu. Jah, Võrtsul on ja Võrtsul ja Peipsil on selektiivsed. Sest ma rääkisin, et ma seda esimest punkti nagu teile ei juhtinud tähelepanugi, sest see on esimene punkt on ainult siseveekogule. Küsimus veel, et kui selle mõrra valmistab, kas ta peab olema siis raskuskaala aetud näiteks nagu Komplektne. Ta jäiesti, jah. Jah, täiesti komplektne mõrra. Nii, aga kuidas nüüd tundub see mõte? 19. homme te saate juba hakata eeltaotlusi esitama. Tundub äge, 60 kalud seda püügipäeva. No siin ma ei saa sind kuidagi moodi aidata. Aga kas sul on kõik laevad siis niimoodi lollisti või? Mitte ükski laev ei anna välja või? No aga võta püügipäev ikka ette. Jah. Sest ta peab olema jah, see laeva number. Sest vaata, meil oli eelmine periood oli määrusel hästi lollakalt sõnastatud. Et seal pidi nagu kasutama nagu erinevaid laevasid, aga praegu nüüd sellel perioodil on niimoodi, et kui sul on üks laev, siis sa kõik need mõrrad, mida sa teed näiteks erinevate taotlustega, võid küsida ühe laeva peale. Et sul ei ole vaja mitut laeva seal. Et sul on ikkagi ühte laeva vaja, mis selle see 60 püügipäeva täis tuleb 2 eelneval aastal. Ja siis sa võid kõik oma mõrrad selle ühe ja sama laeva peale küsida ja kas sa seal Juminda poolsaarest oled vasakul või paremal, whatever, see huvita kedagi enam, eks see on sinu enda asi. Kui olla nagu firma peale, et kui ma olen ühe loo omanik, siis selle loa kohta on mitte nii, et mingi paadi järgi hakkan jooksma. See on see, et kui ma olen kutseline kalu, siis mul peab olema registris paat, on ju. Jah, see on, sinna ei ole teha midagi. Mina saan sellest aru ja ma leian, et seda 60 püügipäeva ei oleks vaja Eesti tingimustes üldse arvestada. Aga see tuleb alusmäärusest ja me ei saa sellest üle ega ümber. Me peame selle lihtsalt üle võtma. Ükskõik kui totter see ka ei ole. Ma ise leian ka, et see ei ole mõistlik. Aga parata ei ole midagi. Nii et loe oma püügipäevad korralikult üle. Kui keegi on eelmised perioodist teinud selle püügivahendi parandamise. Sa mõtled EMKF-ist? Jah. See ei loe. Okay. See on ikkagi siin mingisugused, kui keegi teist on varem juba selle ära teinud ja tahab nüüd näiteks samale mõrrale küsida, see on lubatud. EMKF ei lähe arvesse sinna. Noh, veel küsimusi. Sa oled nukker oma laeva pärast. Aga teha ei ole midagi, no mis sa kurat teed, eks? Aga tundub olevat vist mõistlik või? No võt siis, nii et homme kõik siis lähete... Homme kõik taotlema ja mis on nagu, enamik ju kaluritest tegelikult oskavad seda ise ka ju teha. Ja see oligi tegelikult, see ongi meie mõte olnud, et me nagu teeme selle asja hästi paindlikuks, et no mis siis ikka, et no me rehkendasime selle hinna välja, las siis kalurid teevad ise. Et miks me peame siis nagu seda kuidagi mingite arvetega seal jaurama ja mässa. See 5 aastat, ütleme, äkki inimene ei peagi enam nii palju vastu vanemad inimesed. Mis siis saab? No ega... Mis siis tulevad küsivad ülejäänud aastate eest raha tagasi? No las nad proovivad. Või kelle käest küsib? Las nad proovivad, siis saadavad e-maili näiteks, et anna raha tagasi. Et see ei ole nagu noh, ma ei oska seda öelda, et kui... Mis siis saab, kui näiteks taotleja ära sureb? Ja tagasi lõues. Jah, mis püügi õiguses saab? Firma taotleb. Jah, firma taotleb, firma jääb alles. Aga kui näiteks FIE-ga tegemist on, noh, ongi kõik, siis... Jah, kes üle võtab, et kui üle võetakse, et siis lähevad ka kohustused üle. Aga kui ei ole kedagi, kes üle võtab, et no siis ongi kõik. Lihtsalt ei ole. Nii, aga palju see meie kell on? Kell on päris palju, sest tegelikult mul oli kange tahtmine teile ka rannameetmest rääkida, aga see on oluliselt pikem.
ma ei tea, kas teil on jõudu mind kuulata. See on väga oluline asi. No ma hakkan igastahes või teeme niimoodi, et tahad sina äkki natuke rääkida. Sul on ükskõik või? Võib-olla, kui sul hääl kannatab, siis võib-olla on vaja, et sa räägid ära, sest Ja. sa kannad hästi palju. Okei. Selge, aga siis või kuidas teeme väikse pausi näiteks? Sest muidu mul hakkab kohe järgmine teema peale. Aga jääge siia, sest see on hästi oluline, et ma tahan, et te seda kuuleksite, et see on nüüd see, mille peale hakkab Kaido Vadiström siin taotlusvoore korraldama.